Pariisis omadega siin hotelli ees ja me teeme check-in'i ära ja siis me lähme juba söömast, et kõhud on tervest reisimisest ikka väga-väga tühjad. Viimati saime kell 5 hommikul mingi jogurtit. Kui sedagi. Silveril on ka juba mingi oma pood. Oma reisifirma. Kui keegi tahab ka Pariisi tulla, siis võtke ühendust ja teeme reisi ära. Ja esimene peatus on muidugi Five Guys. Üks kindel soovitus ka kõigile, et kui te ei ole varem Five Guysis käinud, siis 100% peate tulema. Absolutely amazing. Ja üks väike secret hack teile ka kunagiselt Five Guysi töötajalt. Võtke tavalised friikad, ehk siis mitte selle Cajuni seasoninguga. Võtke tavalised, küsige Cajun on the side ja segage see majoneesi sisse. Amazing kaste. Kelle jalu, selle jalu. Silver läks nüüd natukene tööd tegema kohvikusse, nii et kuna ta peab 2 tundi istuma arvutis, siis mina kasutan seda aega kasulikult ära ja teen väikseid shoppinguid siin Shopping Streetil. Nii et vaatame, esimene peatus on igal juhul Sephora. Siin praegu Peika sealt. Me nüüd kiirustame koju, et Silver saaks ühe töökõne ära teha ja siis saame juba edasi turiste mängida. Nii, welcome to our crib. Pisikene, aga nunnu. Voodi on isegi päris suur. Väga selline minimalistlik, aga armas. Väike peegel ka. Hai! Oi, seda ma ei teadnudki, et meil rõdu on. Issand kui lahe. Sillu sai töö tehtud, nii et nüüd on aeg üks shopping center üle vaadata ja siis juba lähme vaatame, kas leiame selle suure torniga üles, mis siin Pariisis on. Alates 1889. aastast. Väike fun fact ka, jah? Temurina. Ostsime endale nüüd metrookaardid 3 päevaks. Kestavad 10 aastat. Jah, nii et see on väga mugav. Iga kord, kui Pariisi tuleme, saame raha juurde laadida. Aga 3 päeva ja 9.50 kokku. Koos selle kaardi maksumusega, mis oli 200. Nii et väga normaalne hind. Ja nüüd olemegi teel shopping centrisse ja loodetavasti Skimsi poodi. Roheline kaart minema, siinne kaart asemele. Ja ilmselgelt võtsime meie selle joogi seal. Ma teistastin teile nüüd seda Ironmani mahla. Siin on maasikas, kiivi ja õun sees ja see on ülihea. Mul on maasikas, banaan ja õun. Pick Me Up oli tema smuuti nimi ja mul oli Ironman. Nii et kes Joe and the Juice'i satub, siis soovitame. Aga sa ei öelnud, kui hea see oli? See on mega hea, 10-10. Mulle meeldivad Ironmanid, nii et... Võt siia poodi tulemist ootasin ma kõige rohkem. Marlene nüüd Skimsis annab kuuma. Väidetavalt üks lemmikpoode. Võt see on üks õige poissõber shoppamas. Käekotile õla, pidžaama ja pesu ilusti käe otsas. Hullud shoppan endale praegu, ma lihtsalt mingi riidepuu siin toos. Tühi või? Marlene hakkab kalale minema. Me nüüd tulime metrooga kuskile umbes 1 kildi kaugusele Eiffeli tornist. Nüüd me käime siin toidupoes, ostame mingid snäkid kaasa ja siis lähme Eiffeli juurde. Goodies are secured. Kas lähme otsime selle torni? Vot, torn on leitud. See, mis 1889 aastal valmis tehti või? Jaa, täpselt. See, mis on ligi 30 000 metalljupist kokku pandud või? Ossa! Millised teadmised? Peika ja üks väga suur torn. Kuidas meeldib? Peika või torn? Mõlemad. 10-10. Üks mees juba siin pani oma istme valmis ja
5 kilomeetrit jalutanud ja mul on koivad täiesti kütud. Ebanormaalne. Sa oled seda istumist kaua oodanud? No ikka päevade jagu. Me ostsime poest 2 paberkotikest, et oleks kus istuda. Ja siis igasuguseid snäkke, marju, juustu, bagetti, saiakesi. Ja nende siis nagu eestipärane nimetus on šokolaadivalu. Ja siis õunamahla ja juustukuubikuid ka, et teha üks väike piknikuke siin suure torni ees. Nägid seda? Sõi mul jälle sõrme. Mul ei juba küüs närid ja siis ise võtab vist mingi räige apsu. Mina saan selle nuki alati. Ei, ma võin anda selle uue. Ei, ma söön nuki. On hea sai või? Ma otsin sai. Kas moosi? Teen seda. Fun fact, Marlen on pinges, sest ta arvab, et keegi tuleb võtab telefoni ära ja jookseb minema. Nagu ta on nii palju, ta usaldabki mind. Päevast päeva käin jooksmas kogu aeg. Ja nüüd ta arvab, et mingi sükke vend tuleb oma seljapõtiga ja varastab telefoni ära. Nagu Silveri jalad on lihtsalt nii väsinud, et ma ei taha, et ta peaks mingile vargale järgi jooksma. Ma lihtsalt hoolin. Jaa. Meie selja taga poseeritakse päris normilt. Püüab piisatorni kinni praegu. Silver nägid huvi praegu, mõtlesin, et huvi tuleb pärast ära. Mitte see kättemaksu kontori oma, vaid nagu päris huvi. Ma arvan, kõik mõtlesid kättemaksu kontori oma. Minu sorti inimesed mõtlesid kätekad huvi. Eks mingi üks vaataja 1000. Me saime oma piknikukese tehtud, aga meil läks nii külm, et me nüüd lähme metrooga hotelli juurde tagasi ja siis vaatame, kus me väikse dinneri teeme. Yes. Ma tahtsin küll jooksusammu sisse panna, et saaks nagu sooja, aga siin üks puik saab vastu mulle. Rahulik jalutuskäik, me teeme ikkagi romantikat siin Pariisis. Jah. Me teeme asjad hotelli ära ja vaatasime veel 15 minutit riilse, aga nüüd lähme ikka teeme ühe kiire õhtusöögiga. Kell on mingi 9:30 juba, aga pole hullu. Sibulasuppi ja õlparit. Väga hea plaan. Nagu lubatud, siis võtsingi French onion soupi, aga üks mees on siin nii suur pokebowli fänn, et Kus-kussiga pokepowl. Ma just natuke aega tagasi ei olnud kunagi tegelikult seda sibulasuppi söönud, aga me käisime ühel Silveri sõbral Jakobil külas ja tema tegi meile ja see oli mega hea, nii et ma otsustasin, et kui ma Pariisi tulen, siis ma pean ikkagi siin ka päris õiges kohas proovima seda. Söömas käidud ja aeg nüüd Eurovisiooni poolfinaali vaatama minna. Punju-punnis ja. Punju-punnis. Tere hommikust! Päike paistab ja olemegi valmis uue päevaga alustama. Ja siit ukse taga leiate ühe spordipoisi. Hei! Minul on pesus käidud. Spordipoiss läheb kohe jooksma ja ma saan nii kaua ennast valmis sättida ja siis juba lähemegi hommikusöögile. Kas lähed Pariisile ringi peale tegema? Ja pühin une silmadest välja ja siis lähen otsin Louis Vuittoni mingi landmarki kuskil pargis. Väga hea plaan. Bye! Bye! Täna vähe teisega hommika jooksed. Kui muidu jooksin Järvevana teel, siis täna on Champs-Élysées. Algus vähemalt. Nüüd ma olen kuskil pargis. Ja katsun mitte ära eksida, sest see on nagu massiivne. Ja siin ei ole sükest loogilist pargi infrat. Ja siin on lihtsalt risti-rästi teed. Ja täpselt siuksed nagu kuidagi looduse poolt tekkinud rohkem. Ja hästi tühi park. 2 inimest läinud seni. Nii et ma lähen otsin ühe landmargi üles ja siis teen järgmise reportaaži. Oi, mis jooksupoiss sealt tuleb. Fännidele lepitamas. Running boy is back. No kuidas oli Pariisis joosta? Ma eksisin ära vahepeal, mul on see Strava Activity elapsed time tuleb, ma arvan, mingi 5 minutit pikem, kuna ma pidin
kaarti vaatama, kus ma asun omadega päris mitu korda. Aga ilus linn, ilusad pargid, ilusad teed, väga palju liiklust, nagu metsikult palju liiklust. Kas selle, issand, ma tahtsin LHV maja öelda, Louis Vuittoni maja leidsid üles? Jaa, aga ma ei saanud aru, mis see on, see oli rohkem mingi muuseum vist. Cool. Mina olen ka peaaegu valmis, nii et kohe varsti lähme breakile. Valmis minema breakfastile ja siis juba lähme vallutame selle torniga ära, mida me teile eile näitsime. Ehk siis tervitused Ingele, kes ütleb, et me ainult sööme ja filmime. Jah, see on ka meie tänane plaan. Järgmine siis. Ma väga tahan minna sinna kohvikusse lunchile, aga tundub, et kogu see rahvamass mõtles sama asja, nii et I don't think that that's happening. Me istusime hoopis kõrval kohvikusse maha, kus kogu see järjekord läheb sinna, aga siin kõrval on täpselt sama armas kohvik, on ju? Ja me tõenäoliselt saame oma toidud enne kätte söödud, kui siit järjekorrast, ma arvan, mingi umbes 5 inimene restorani või kohvikust sisse pääseb. Bonjour! Väga njämma breki oli. Hästi mõnus. Nii mõnus kohakene ka siin istuda õues ja päike paistab. No, ilm on nii kaif, et ma arvan praegu, et ükskõik kus sa istud väljas, igal juhul on ülimõnus. True, seda küll. Ja nüüd lähmegi vaatame selle Eiffeli tornikesega üle. Teist korda. Teist korda. Aga nüüd vaatame seist ka. Sai kätte. Kõrvad lukus. Kõik viliseb. Igatahes me jõudsime Eiffeli torni tippu. Mu oma hääl praegu kumiseb mul peas, aga mega äge on. Nagu see vaade on ikka crazy. Veits hirmus oli siia üles tulla. Ma ei tea, kelle peoga sa digisid olid. Mitte minu. Siit on isegi näha kohta, kus Silver täna jooksmas käis. Kogu see on mingi suur park. Mets. Mets, jah. Pigem mets. Seal olid ja metsloomad ja kõik asjad. Me otsisime üles Eesti lippu, et näidata teletorni teile. Aga torn on puudu. Reast kõik teised tornid on olemas, sellest meie teletorni ei ole. It's okay. Oleme omadega nüüd kõige kõrgemale ka. Ütleme nii, et vaade on päris äge, aga veits kõhe on ka. Mega nagu mõnus võtta, selge taevas on hästi ja näha kõike. Sellega vedas jah meeletult, et väga sinine on kõik. Tallinna teletorn peaaegu paistab. Eiffeli tornist alla saamisega nii kaua aega, et meie kohviku reservation oli juba 5 minutit tagasi. Nii et me peame nüüd jooksma. Marleen ütles mulle, et ärme siis päris jooksuda, et teeme kiirkõndi. Marleen juhatas meid valesse kohta. Nii võib triatlonile minna küll. Siin on see taustamuusika ka. Tubli! We made it! Veinilistist võtame vist selle. Mis sa arvad? Ühe näkku sa mõtled? Jah, täpselt. Jah. Siis võib. On siin steak friikatega ja mis meil siin on? Tuunikala, kartulipüree ja salatiga. Näeb väga isuäratav välja. Ja tissu. Lõuna söödud, kõud täis, vaated nauditud, kõik oli väga mõnus, väga tore, väga hea. Ja nüüd lähme jalutame ringi natuke, otsime mõne fotopuhti üles. Ja väike photoshoot ka. Väike photoshoot ka. Need, kes vaatasid meie Bali vlogi ja nägid neid taksikutte, paik, siis need õhupallivennad on French version of that. Nad lihtsalt on mingi balloon, picture. Ma ei tea seda. Ja. Aga nennu. Tahtsime tulla siia photoshoot'ima, aga päike on nii eredalt torni poole. Ma võtan päikse ära. Et väga hästi ei tule välja praegu. Ei, ma näitan. Mul on ülipikalt olnud ülisuur unistus teha seda fotobuuthi pilti. Et siis nüüd me olemegi siin ühe fotobuuthi juures
ja saame Silluga lõpuks teha väikse armsa mälestuse reisult. Saimegi oma pildukesed, nii nunnud. Meil oli väike puhkepaus hotellis, sest need varbikud siin on väga väsinud. Aga kohe saab pikutamine läbi ja lähme kuhu? Sööma ja mitte nüüd torni vallutama, vaid nüüd me lähme mingit mäge vallutama. Montmarti hoone juurde siis. Jah, nii, tagasi linna peale. Silver ei saa rääkida, praegust hoiab hinge kinni, sest et on luksunud viimast 10 minutit. Ja ta vihkab luksumist nagu üle kõige maailmas. Nii et mina ütlen teile, et me lähme nüüd metroosse, siis lähme otsime ühe mingi armastuse seina üles ja siis lähme juba võtame kuskilt matšat. Bye! Kohe jõuame selle I love you seinani ja siis vaatame, kes leiame ma armastan sind ka üles. No proovime, ma veel ei näe. Isegi viipekeeles on olemas täiega nunnu. 2 tuvi teevad üleval romantikat ka siin armastuse seinal. Leidsime. Aga üldse me leidsime, et soome keelt on 2 korda. Mis on veits kämm? Bimbot tulid Bimbosse sööma. Tegelikult me varsti saame Silveri ühe ülikooli sõbraga kokku Montmarti mäe peal, aga enne seda teeme veel väikse dinneri siin Bimbos ja siis juba ostame kuskilt mingit veini või mingit drinki kaasa ja lähme sõbraga drinkitama. Lambist, ma mõtlen kokat ja värki. Ja. Muidugi peale õhtusööke ainuõige koht. Silveri lemmikosakond on alati see, kus on sorbetid. Praegu läheb loosi sidrunioma ja mustsõstrama. Sidrunioma ei läinud ikkagi loosi. See oli kuidagi jäine. Ja, võtsime hoopis Amarena, see on vist mingi kirsi oma. Jäätised secured. Kuidas maitseb? Suu matsu pealt tatsub. Ma proovisin seda valge šokolaadi oma ka juba ja see on mega hea. Kui keegi kunagi on proovinud, Eestis on Lamuus süsimust valge šokolaadi jäätis. Ma ei ole seda viimast 3 aastat muidugi leidnud enam, aga muidu neil selles Telliskivi kohvikust on seda või nagu kunagi oli. Ja see on mega hea ja see maitseb samamoodi, lihtsalt see ei ole musta värvi. Hi! Hello! Nii nunnu. Fookusesse jäime. Leidis mingid põnevad trepitsit just. John Wick müras siin täiega palju, aga nüüd vaatad kõrvale. Kui sinna vaadata, sealt läheb tegelikult mingi liftindus ka üles. Et John Wick oleks võinud rahulikult sellega minna, mitte siit üles võidelda ennast. Teeksid tobu. Martin's gonna be filming everything. Yeah, she's gonna record it. Nad just ütlesid, et ma olen nagu see turvaelement mingi ohtlikel tänavatel, et ma niikuinii kogu aeg filmin, nii et siis minuga on hea turvaline käia. Silveri sõbrad on veits näljased, nii et me tulime tänavale lihtsalt kana ostma. Väga põnev. Kas soovid ka kana? Ma ei saa, ma teen Duolingot praegu. Can't lose your streak. Lähme nüüd ühele Silveri sõbrale külla. Nii et saame täitsa mingi Pariisi elamise experience'i ka. What do you mean? Oh, right. What do you mean it's open? Me saime nüüd Silveri sõbra juures käidud ja nüüd lähme hotelli tagasi, sest kell on mingi 11 juba ja homme tuleb järgmine pikk päev. On ju, Musu? Jah. Silver on busy, et meile leida kuidagi tee koju või kuidagi saada uksest välja üldse. No nii sõbrad, laupäeva hommik, kell on 8:30 midagi umbes. Teine hommikujooks. Pidi olema 25 kraadi sooja, ma ei võtnud pikki asju. Praegu on mingi kümps ja pilvine. Aga ma lähen otsin Notre Dame'i üles. Vaatan, kas Quasimodole saab patsu lüüa. Tundub, et
kilomeetrid pole veel täis ja ei saa hotelli poole tulla. No nii, tere hommikust, täna on laupäev ja nüüd me lähme kohe hommikusöögile ja siis lähme Louvre'i ümbrusesse ja otsime mingi Luksemburgi pargiga ülesse. Veika Pall pikutab seal nii kaua, kuni pruut valmis saab. Ta on juba 5 tundi oodanud. Kaua meelist. Okei, nii hull ei ole. I'm ready to go now. Tänase Eurovisiooni puhul väike espresso macchiato näpus. Jalatame metroosse ja vaatame, mitut Tommy Cashi fänni lööme. Läheme matša jahile praegu, aga oleme kuskil ehitustandril. Marlenil pole seda ohutusvesti ja kiivrit praegu peas, aga vist lastakse läbi meid. Nii, ehitustandrilt väljas. Matša jaht jätkub. Kas ka matšat saame, seda juba järgmises episoodis. Saame. Matcha secured ja mitte niisama matcha, vaid strawberry matcha. No nii, tuleb välja, et ikkagi leidsime selle koha, kus on väga palju matšat. Väga yummy. Maasikene. Oleks mina selle teist teinud, siis oleks hoopis teised näod ilmed olnud. Väike tuleb ka välja praegu. Me jõudsime nüüd Louvre'i juurde. Me Monale külla ei lähe täna, aga me vaatame siin ümbruses ringi ja teeme pilte ja naudime niisama. Ja nagu te, ma arvan, varem nägite, siis ma hommikul juba käisin siin, tegin väikse jooksutiiru ära, vaatasin, kus on kõige paremad pildistamiskohad. Ja siis nüüd me käime need kohad läbi. Metro Girli läheb siin praegu. Ja hetkel meie sihtkohaks on Foorum ja kodune. Marleen on mingi 20 mintsa Zara proovikabiini järjekorras oodanud, sa nüüd lõpuks sai kabiin sisse. Nii et ma selle aega olen jõudnud Duolingos malet mängida, Ironmanis vaadata, kuidas Timol läheb ja uudiseid lugeda. Aga mulle tundub, et siin läheb natuke veel aega. Ma ei tea, mis sealt poest saab, aga mingid totsikud ja potsikud on seal igal pool. Ja no väga ilmselge koht, kuhu pidi minema, nii et ma siis mängin Duolingos malet edasi natukene jälle. No nii, suurim söörikufännikene sai nüüd sööriku sisse minna. On tuju hea, jah? No see näeb ikka väga hea välja. Mina või need söörikud? Mõlemad. Nõus. No nii, meil on siin teist test. Esimesena kaneeli ja suhkru oma. Esimene emotsioon. 10/10. Mega hea. Päike tuli välja ja nii mõnus ilm on nüüd. Aga me ütlesime ka, et vaata päike tuleb välja hiljem, nii et siin... Jah, Silver manifesteeris ära selle. Ma arvan, et Aivi Paljak ikkagi nagu vaatab alt üles meile praegu. Me tulime nüüd mingit kakaod jooma, millest Marleen on mulle rääkinud viimased 3 päeva. Juba tegelikult enne reis ta rääkis mulle sellest. Ja see pidi olema väga kuulus ja huvitav ja põnev asi. Siis nad toovad sulle nagu hot chocolatei ja siis nad toovad sulle eraldi topsides vahukoore, mida sa siis paned sinna oma hot chocolatei sisse. Me saame nagu topelt ja peedipaugudena lisaks Krispy Kremile. Nüüd saame seda ka veel. Mina võtsin musta kohvi endale lihtsalt, et nagu natuke neutraliseerida seda. Ja meil on juustu ja veini ka, nii et... Naudime. Me ei arvanud, et charcuterie boardis nii palju liha on. Sillu ei söö liha, nii et... See on hapukurki ja juustuses. Meie käisime nüüd vahepeal, tegime hotellis väikese puhkepausi, väikese hingetõmbe ja nüüd me lähme teeme veel natukene shoppingut, sest et shopping centris käimisega ei saanud isu täis veel. Ja me lähme otsime päikseprille ja siis käime veel paaris riidepoes. Me nüüd lähme Champs-Élysées tänavale. Ja mina eelmine kord nägin seal ühte päris põnevat jäätise kohta. Nii et ma loodaksin selle uuesti üles leida ja võib-olla saab väikse magustoidu ka siia õhtusse. Ja. Me tulime tavalisi viisakaid prille otsime ja Silver leidis ikka oma sectioni ülesse. Ja tavalist viisakad. No okei, need tõesti on, jah. Silver valib endale uusi päikseprille praegu, väga fashion. Outfit ei sobi apparently igale outfitile. Vaat siia.
see on väga ufo. Kõige kiiremad vennad jooksevad selliste kogu peale. No siis sa pead ostma. Paelaga ilusti, saad kaela panna. Restoranis istud niimoodi ja maru kiire tunne. Vaata siia ka siis rahvale. No suurepärane. Peaks matchivad Oakley'd ostama. Point. Ma sain jogurti jäätise, Silver sai sidruni ja aprikoosi. Yes. Ja teistest. See mõitseb nagu joo. See on bänger kombo. Oh my god, see on tõesti bänger. Okei, see on mega hea. Hapu ja magus korraga. Ma söön selle rutta ära, siis me tuleme uue ringile. Ossa nuga. Nike'is väike edukas shopping siin ka mõlemal. Palju edukam kui päikseprillide käest, et me ei suutnud, ma ei suutnud valida ikkagi kindlat paari. Nii et tuleme lahutama ennast spordiriietega. Väga õige. Ja ikka Nike. Uus kott, jah? Ma sain koti. Kus kotiga? Koti sees veel üks kott. Ostsingi 2 kotti lihtsalt. Snackid on secured. Ja on aeg jälle Eiffeli torni juurde minna väikest pikniku pidama. Silver valmistab meile toole ette. Otse Nike'ist ostetud toolid. Enda suure lahtrile võtan ikkagi suurema koti. See on mu kõige lemmikum koka, aga kui te kuskilt saate veel Coca-Cola Cherry Zerot, siis see on nagu kõige parem. Silver on nii suur moosipallide fänn, et... Ma varsti ise moosipalle. Teistes teeme nüüd Pariisi moosipalle. Kas on sama head kui Circle K omad? Ei ole. Aga okei. That's good. That's good. Paneb suu matsama küll. Sädelev torn. Päris vähem. Ma saatsin isale video sellest, isa ütles, et torn on lühises. Saime oma piknikud peetud ja tornid pildistatud. Nüüd lähme kappame 800 meetrit veel metroo peale ja lähme Koitsa. Ja. Siin kui päike loois, läks ikka päris jahedaks. Praegu on 15 kraadi, aga tuule käes on ikka päris külm on. Aga väga mõnus õhtu. See on tõesti selline mast, mida Pariisi tulles võib kindlasti tegema. Ja, mega on ju piknik. Sõime marju ja jõime oma Coca-Colasi ja nautisime seda sätendavat Eiffeli torni. Ilus romantiline. No nii, tere hommikust. Jooksumees läheb viimast jooksu Pariisis tegema. Ja, tõmbame sellele peatükile joone alla. Bye! Peapäeva hommik. Viimane jooks Pariisis. Vähemalt nüüd mingiks ajaks. Ja ühtlasi recovery nädala viimane trenn. Ja plaan on leida üles Eiffeli torni all olevad olümpiarõngad. Teha pilte tulla tagasi. Aga teist teed pidi. Ja eesmärk on joosta Google Mapsi kasutamata. Et vaadata, kui selgeks linn on saanud vahepeal. Nii et vaatame, kuhu me välja jõuame. Varsti peaks seda torni näha olema kusagilt. Siis on nagu lihtsam navigeerida, aga ma arvan, see tagasi tulek on väga keerulisem. Olümpiarõngad on nähtud, ma tegin pildi ka. Aga ma vlogima ei hakanud. Hästi tihjad tänavad on praegu pühapäeva hommik. Kes inimesed ka veits puhkavad ikka vahepeal. Muidu on selline liiklus ja tamp siin linnas. Aga ilus, väga tore. Vahva reis on. Üks viimane rõdukülastus ka veel. Need Pariisi rõduksed on ikka päris ägedad. Ma pole käinud siin, me saame naabrit juurde minna siit ju. Mis sa 3 päeva jooksul ei käinud kordagi siin rõdul või? Aga päris ilus vaade. Ja ilusti võtsime cherry kokad ka endale kaasa. Good stuff. No nii, kohvrid on pakitud. Ilusti valmis. Ja me teeme nüüd check-out'i ära. Ja siis jätame kohvrid siia ja lähme veel veidikeseks linna peale. Yes.
muidu musta kohvimees, aga täna vist maiustame. no kuidas on? See on tiima lahti, ma ei tea veel. Kappame makroone otsima. jah, ladureest on vaja ikka natukene maiustusega võtta. Just tahtsin öelda, mitte seda presidenti, vaid nagu neid päriselt söödavaid. Thank you very much. Väga napp finish. Hoiab ära ilusti, vaata kus tagant lendab veel. isegi Joe and the Juice'i järjekorras vaatame siin triatlone. Väga napp ju, vaata, nad on 4 sekki sees on teine, 3, 4. aga väga tubli. Mega vinge. sain jälle oma Ironman Juice'i. siin on veel üks Ironman. jah. nägime korra oma lemmikkohta jälle. Serial Killer World Tour ei kõla just nagu kõige parem asi. eriti kui sul Jeffrey Dahmeri pildid on ka niimoodi peal. onju? no loodame, et me jääme välja sellest tuurist. nagu näha, siis eile prille ei saanud ja nüüd täna kistan. aga mis seal ikka? lihtsalt üks üksik ports parti. siin pargis on väga popid sellised rohelised toolikesed ja inimesed lihtsalt igal pool istuvad. see on tiigi ääres nende peal. Otsatsime siia rohelistele toolidele. ma reaalselt ei näe mitte midagi, mu silmad lihtsalt ei harju ära. nii et peate pärast videotest vaatama, mida me siin näeme, sest me ei oska kirjeldada. siin on vesi, siin on toolid. ja see pinnas on nii valge ja päike paistab ka nii tugevasti, et silmad lihtsalt valutavad. jah, nii et ma nüüd panen silmad kinni natukeseks ajaks. keset tiigikest on väike pardikuut ka. on aeg teist testida nüüd Laduree makraone. Are you ready? meil on siin vaniljaomad, sest need on mu lemmikud. siis üks passion fruit proovimiseks, salted caramel, siis Silver võttis selle sidruni oma ning vaarikas ja pistachio. nii et laskem aga hea maitsta. no need näevad päris isuääratavad välja. ma jätkuvalt ei näe mitte midagi, aga ma usun sind. ma pärast vaatan videost. leidsime Lululemonist sellised ägedad jooksusokid, need täpid on nagu helkurid, nii et Sillu võttis oma õele ühe ja ma võtsin oma pestikale ühe. saavad turvaliselt jooksmas käia pimedas. koos tipust toppeni öösel joosta, pilkuda. väga hea. väga põnev. pidin ikka ühe traditsioonilise steigi ja friikat selle mingi kuulsa Pariisi kastmega ka ikka tegema. mul sama, ma võtsin lihtsalt kalasteiki. kuna Sillu liha ei söö, siis jah, tal on siin mingi lõhetoiduke. no nii, kõht on täis, tuju on hea. me nüüd kõnnime hotelli poole, et võtta oma kohvrid ja siis lähme juba lennujaama. jah, ja metroos peame vaatama, kuidas endale see rongipilet osta, mis siis lennujaama viib, aga see ei tohiks liiga keeruline katsumus olla meie jaoks. ja me oleme ikkagi juba professionaalsed reisupallid, nii et saame kindlasti hakkama. täpselt. Silver avastas enne pargis, et mul on ainult üks kõrvarõngas kõrvas ja me saime aru, et teine kadus hotellis ära, ehk siis magades arvatavasti kukkus kuskile voodi vahele või midagi. nii me tulime praegu oma pagasile järgi ja see töötaja siin läks üles magamistuppa otsima nüüd, nii et ma loodan, et ma saan oma ilusa kõrvarõngakese tagasi. töötaja tuli tagasi ja kahjuks ei leidnud. nii et jäin ilma oma nunnudest pärliga kõrvarõngastest. aga ei ole hullu. Need on Marmara omad, nii et õnneks saab Eestist siis uued osta. nii, me käisime nüüd hotellis ja ma sain lõpuks oma prillid tagasi, mis nad olid kotis mul. ja elu on 7 korda kergem, ma ikka pilgutan iga 3 sekundi tagant. ja ma reaalselt näen, kus me lähme nüüd vahelduseks. päris hea tunne, kuidas sul? no mul ei ole nii hea tunne, ma jäin oma lemmikkõrvarõngast ilma, aga pole hullu. see on natuke kurb, aga tähistame siis minu rõõmu praegu. jah, ja unustame sinu kurbuse. siin käib armuta võitlus ja sees see mees.
ja see on see nii-öelda motivatsioonisirge. Marleen teeb tempot ees, ma istun tuules. Me läksime alguses vale rongi peale, sõitsime paar peatust ja siis saime aru, et nope, ei ole õige koht. Aga õnneks pool teed mõlemal rongidel on sama, eks me tulime ruttu maha ja nüüd saame siit samast peatusest meie õige rongi peale ka varsti. No nii, väike vahepeatus, 2 peatust hiljem. Vaata meie rong, kus tuleb nüüd. Hiljem räägime. Nii, ma nüüd jätkan, me siin saime joosta uuesti. Aga põhimõtteliselt me läksime õige rongi peale või õiget värvi rongi peale, aga nad splitivad ühes kohas. Ja me läksime sellele, mis splitib siis ülespoole, mitte ei lähe alla lennujaama. Aga õnneks mu prantsuse keel on nii hea, et ma sain aru, kus see rong sõidab, et me saime õigele maha hüpata. Aga nüüd on kõik õige ja kimame, aga lihtsalt rong on mega täis, nüüd me saame siin oma jalalihased veel treenida natuke. Me sõitsime enne siia poole, aga tegelikult meil on vaja siia tulla, nii et sellepärast me vahetasimegi. Siis jõudsime õigesse kohta. Jah, oleme omadega lennujaamas. Üks väheseid jooksuvõistlusi, kus Marleen ära teeb. Kuidas teed? Nii palju Little Chef'e. Thank you for the taustamuusika. Üks näkib siin lennujaamas makroone ja teine tegeleb muude oluliste asjadega.